Nii. Tere kõigile ja imeilusat päeva ja meie räägime Mariga jällegi iluteemadel ja täna siis räägime põhjalikumalt ilusüstidest ja mida me peame siis nendest teadma. Kuidas sul läinud on, Mari? Ma saan aru, et see esimene meie vestlus, mis meil siin oli, on hästi positiivset tagasiside saanud, et inimesi huvitavad need teemad. Tere ka minu poolt jälle. No loomulikult, nagu ma ütlesin, et kevad on käes ja kehateemad on väga aktuaalsed, et pärast seda konverentsi tõesti huvi tõusis, et tõenäoliselt on inimestele vaja siis seda teavitust ja selgitust. Just, minu meelest igasugune informatsioon on ju meie kasuks, sest siis me saame ju valida. Ehk siis kui meil puudub teadlikkus, siis me oleme justkui nagu pimeduses. Et täna siis räägikski ilusüstidest ja ma saan aru, et me räägime 3. Mis need täpsemalt on, millest me rääkima hakkame? No ütleme laias laastus ma jagaks neid võib-olla 3, et on siis täitesüstid, botuliintoksiinisüstid ja biorevitalisatsioon, et mis enda olemuselt on täitesüstile sarnane, ehk see aine on sama, aga tema eesmärk on siis natukene teine. Ja miks ma sellest nagu põhjalikumalt rääkida tahaks, et meil ikkagi nagu levivad need müüdid ja tihtipeale ikkagi inimesed tulevad ja soovivad botoksiga huuli suurendada. No vot, ma just tahtsin küsida, et kõige suurem müüt on vist see, et mul on botoksi huuled, aga see on ilmselgelt võimatu, sest botoks ei täida. Just, botoks ei täida. Aga jaa. Lähmegi äkki algusesse, et räägime siis nendest täitesüstidest, et mida siis VIP-medikumis saab, missuguseid täitesüste, kelle jaoks on üldse täitesüstid? Täitesüstid enda olemuselt on hüaluroonappe ja ta on seotud hüaluroonappe, mis tähendab siis seda, et need hüaluroonappe molekulid on omavahel nagu ketti pandud, ehk et kui me teda kuhugi süstime, siis ta sinna jääb ja ta annab seal volüümi. Ja täitesüste on ka väga palju erinevaid, et põhiaine ongi neil hüaluroonappe, et mõningal firmal on siis, ütleme, lisaks veel sellised stimuleerivad ained sinna juurde pannud, aga põhiaine on hüaluroonappe, mis siis seda volüümi seal kudedes annab. Ja kuhu seda süstida, jällegi see ampluaa on väga lai, et võt sellega tõesti saab teha siis suuremaid huuli, õigemini korrigeerida huule kuju, kontuuri, anda kerget volüümi. Sellega saab teha kontuurplastikat, mis siis tähendab seda, et me saame tõsta kudesi, vormida näoovaali, et samamoodi siis sellised pinmised, peeniksed, kortsukesed, mida me siis saame selle hüaluroonappega täita, et see on eelkõige täitmiseks. Kuhu saab teha täitesüsti? No nagu ma juba ennem ütlesin, on huuled, on selline võib-olla kõige laialdasemalt leviv, kuid tänapäeval, kui me räägime kontuurplastikast, siis ütleme näo kontuurimine hakkab ikkagi siit ülevalt poolt, ehk et kõik need probleemid, millega inimesed tulevad tavaliselt, need kurrukesed, mida nad tahavad täita või kui see lõuajoon hakkab rippuma, tegelikult on tingitud just sellest ülemisest allavajumisest, ehk et me saame anda täitesüstiga volüümi siia ülesse juurde, tänu millele tõuseb näoovaal ja vähenevad juba need kurrud, mis meil siit ninast siis suunurka alla tulevad. Et see on võib-olla selline kontuurplastika alus. Edasi ongi, loomulikult saab seda vaakest täita, kellel on nii-öelda see pisaravagu, mis jookseb siit silmanurgast ja teeb sellise nagu väsinud magamata ilme. Ütleme kõik sellised pinmised, peenemad kortsukesed. Tänapäeval on nüüd väga populaarne ka näo alumise kolmandiku modelleerimine, ehk siis lõua modelleerimine, lõuajoone väljajoonistamine, mis võib-olla kõige rohkem on tähtis just meestele, et seda lõuajoont tugevdada. Ja ma saan aru, et ikkagi see maailm kogu aeg uueneb, sellepärast, et see tõesti see nii-öelda põsket tõstmine, millega siis tõsta seda näoovaali, et see on ikkagi nagu viimase aja üks trend. Tegelikult ma ei ütleks, see on juba viimase kümnendiku võib-olla trend, aga ütleme, ongi vanast ajast ikkagi inimesed tulevad konkreetselt selle probleemiga, mis neil on ja põhiprobleem tullaksegi just see nii-öelda see nasala pealkurd, mis siis hakkab ninast, lõpeb siin suunurgani, sest et see on see, mida inimene märkab, aga ta ei saa aru, miks see on talle tekkinud. Ehk et siin ongi nagu see koht, et kas siis see spetsialist täidabki selle vao ära, mis inimene tahab, või siis ta selgitab talle, miks see vahu tekib ja kus see probleem algab, et millest nagu peaks alustama. Kui teha nüüd endale täitesüsti,
näiteks huulde või ma saan aru ikkagi, et näiteks saab igasuguseid selliseid vagusi ka täita, on ju. Et kui on siin, ütleme, kuskil, siis kas see tulemus on nii-öelda kohene ja see jääb või ta ikkagi aja jooksul kuidagi nagu kohaneb selle näoga? Selle tulemus on näha kohe, sest et ta annab volüümi, ta on keel. Kuid see paraneb, ütleme kuskil 2 nädala jooksul, sest 2 nädalat on selline periood, kus siis see hüaluroonappe stabiliseerub seal naha all, ta tõmbab endaga vett ja ta natuke veel need molekulid paisuvad, ehk et 2 nädala jooksul see tulemus tegelikult läheb veel paremaks, aga kohe on ka näha. Kui kaua püsib tulemus? Kas see on kuidagi määratletud või see jälle oleneb iga nii-öelda organismist erinevalt? No ütleme, iga firma annab enda iga täitesüstile mingisuguse püsivusaja, mida siis on nagu kliiniliselt uuritud, aga loomulikult jällegi kõik on väga individuaalne, see sõltub inimesest endast, ainevahetusest, inimese organismist, kui kiiresti ta hakkab seda hüaluroonappet lagundama, sest nii kui me seda nahka süstime, siis nahk hakkab seda ise lõhustama, et see on loomulik protsess, et meil enda organismis käib samasugune protsess ja kui kiiresti see kellelgi toimib, see on väga individuaalne. Teine asi on see, et kuhu me süstime ja mida me süstime, sest hüaluroonapped on erineva tugevusega, nende seotus on erinev ja samamoodi see piirkond, et kui me näiteks räägime põsesarnast, kus me süstime hästi sügavale, see on selline piirkond, mis väga ei liigu meil, seal ta võib püsida kuni 2 aastat. Kui me räägime huultest, mida me kogu aeg liigutame, joome kuumasi jooke, teeme miimikat, siis selle püsivus on, no ütleme, kuskil 9 kuud kuni 12 kuud. Ja see jällegi sõltub ka sellest, et millist preparaati me paneme. Mida tugevam preparaat, seda kauem ta püsib, aga tugev preparaat ei sobi igale poole. Et ma saan aru, et siin on jällegi hästi oluline konsultatsiooni osa, et ikkagi see nii-öelda iluproff, kes teeb selle süsti, kellel on ikka need välja õpitud nii-öelda oskused ja teadmised, siis tema valib ikkagi selle preparaadi. Ja missugune bränd on siis see, mida VIP Medicum kasutab? No meil kõige rohkem loomulikult on Juvederm, mis on üle maailma selline tuntud suur bränd, kasutame ka Neuvia preparaate, et need on nagu põhilised. Kas seoses selliste täitesüstidega on ka nagu selliseid mingeid müüte või valearusaamasid inimestel, ütleme, sinu kogemuse põhjal? No ütleme, niisugune põhiline, mis ma juba eelnevalt mainisin, ongi see, et arvatakse ikkagi, et botoxiga tehakse huuli, aga botox ei ole täitesüst, et see on nagu võib-olla selline põhimüüt, et rohkem võib-olla selliseid laialt levinud ei oska välja tuua. No, natukene räägitakse ka sõltuvusest, et seda väga nagu kardetakse, et kui ma nüüd teen, et siis ma jäängi sõltuvusse ja ma peangi jääma tegema, et ei pea jääma tegema, et hüaluroonappe kaob organismist ära, kui ei taha, ei pea juurde tegema, et ainuke sõltuvus, mis siin saab tekkida, on ütleme niisugune psühholoogiline, et tahan veel, tahan uuesti ilus välja näha. Kas see on nii-öelda keha jaoks täiesti ohutu aine, mida süstitakse? Hüaluroonappe on meil endal organismis olemas, nii et see on täiesti nagu looduslik aine, et mingit kemikaali seal ei ole. Super. Ma arvan, et see on hästi oluline teada ja ei tekita sõltuvust, kui on siis see, et sa oled harjunud oma mingi väljanägemisega ja sa tahaksid seda nii-öelda uuesti kogeda. Just. Nii, järgmine, mida sa siis ütlesid, on see biorevitalisatsioon, aga mis on nii-öelda selle täitesüsti ja biorevitalisatsiooni vahe? Aine on sama, nagu ma ütlesin, see on hüaluroonappe, lihtsalt selle kontsentratsioon selles preparaadis on madalam ja ta ei ole nii seotud või ta ei ole üldse seotud, et see oleneb siis brändist, sellest tootest endast. Ja seda süstitakse üle kogu näo, naha sellistesse pindmistesse kihtidesse, eesmärgiga nahka niisutada ja nii-öelda värskendada. Sest hüaluroonappe, nagu ma ütlesin, ta on selline aine, mis tõmbab endaga vett ja kui me süstime seda naha sisse, ta hakkab endaga vett siduma, siis seega ta niisutab nahka ja tänu sellele, et need molekulid siis tõmbavad vett ja kergelt ka paisuvad, siis pindmised sellised kuivuse tekitatud kortsukesed ka silenevad sellega. Lisaks selle hüaluroonappe süstimisega kaasneb ka siis mingil määral kollageeni süntees ehk et ta on ikkagi ka noorendava efektiga. Kas vastab tõele, et nii-öelda 5 sellise süstiga saab terve nägu ilusti niisutatud selle biorevitalisatsiooni nii-öelda tehnikaga või meetodiga? See on nüüd tõesti selline üks uuem preparaat, uuem tehnika, et tegemist on siis profiiloga.
mida me süstime samamoodi hüaluroonappe ja selle erinevus ongi see, et see on täiesti sidumata hüaluroonappe, vabad hüaluroonappe molekulid hästi kõrge kontsentratsiooniga ja neid süstitakse siis näole 5 punkti on ühele poole, 5 punkti on teisele poole. Igasse punkti läheb küll suurem kogus ainet, aga ta läheb nahal ilusti laiali ühtlaselt ja toime siis sama, et ta stimuleerib kollageeni, ta niisutab, tõmbab endaga vett. Mis on kõige ehmatavam asi selle biorevitalisatsiooni juures? Ehmatavam, ma isegi, ütleme, need vanema põlvkonna biorevitalisatsioonid või mida süstitakse pinnapealsemalt, jätavad selliseid väikseid munakesi. Ma arvan, et sa võib-olla mõtlesid. Aga ütleme, see profiilo, need süstekohad on sellised, et kus nad kaovad suhteliselt sinna naha alla ära, et võib-olla ainult siin oimu piirkonnas silma juures, kus nahk on õhem, on seda munakest näha ja see ei püsi üle paari päeva. Ehk et ei ole nagu mingit sellist mügarikke nagu nende vanema põlvkonna biorevitalisatsioonidega. Ja kui me räägime näiteks Juvedermil, nüüd see Woolite, mis on uuema põlvkonna oma, samamoodi ta läheb natukene sügavamale, nii et seal ei jää mitte mingisuguseid munakesi. Kui hematoome sinikaid ei teki, siis põhimõtteliselt keegi ei saa arugi, et midagi tehtud on. Kui kaua püsib selle tulemus, biorevitalisatsiooni? See nüüd tõesti nagu sõltub hästi preparaadist, et see viimane, millest ma rääksin, Woolite'i efekt on kuskil 9 kuud ja seda tuleb teha nüüd ühe korra, et ta on hästi selline nii-öelda kontsentreeritud, et ta on juba sinna täite süsti poole, et ta on selline kontsentreeritud, kõrge nagu seotud rohkem ja püsib kauem. Need vanema põlvkonna omad, mis neid munakesi natuke jätavad, neid enamasti tuleb teha 3 korda ja nende püsivus on kuskil pool aastat. Ja see profiilost, mis me nüüd rääkisime, see 5 täppi ühele poole, 5 täppi teisele poole, et seda tuleb samamoodi korrata 2 korda 6-aastaste vahedega ja tema, ütleme, efekt on ka kuskil pool aasta ringi. Ma tahan öelda meie vaatajatele ka, et kui teil on küsimusi, siis postitage need Facebooki, et ma siis loen need ette. Aga jätkame, kas sellel on mingid vastunäidustusi ka, et kellele näiteks ei saa teha seda biorevitalisatsiooni? No igal protseduuril, nagu ma ütlesin, on vastunäidustused, et loomulikult me jällegi käime selle tervisekaardi üle, et ma kõike võib-olla siin ette hakkaks lugema, et nagu põhilised, et kui on ikkagi kroonilised haigused, me arutame need üle, kui inimene tarvitab mingisuguseid ravimeid, me vaatame kõik selle üle, rasedad imetamisperioodil loomulikult ei tee ja võib-olla üks selline allergiate suhtes, nagu ma ütlesin, hüaluroonappe on tähendab naturaalne aine, mis meil endal ka leidub, et hüaluroonappe vastu inimestel allergiat üldiselt ei ole, aga mõned preparaadid sisaldavad lidokaiini. Lidokaiin on selline tuimestav aine, mis siis seda süste nagu ebameeldivut valu vähendab ja vahest võib olla lidokaiini vastu allergiat, siis me peame seda kindlasti teadma ja võimalusel valima teise preparaadi. Vahva. Kas midagi on veel, mida me peaksime sellest biorevitalisatsioonist teadma? Süst ei ole valus, nagu ma aru saan, on ju? No päris nii ei saa öelda, et iga torge on mingil määral valus, aga me saame, enamasti ma ikkagi teen sellised tuimestuse sinna alla, et ehk et ma kasutan tuimestavat kreemi, sest neid süste tuleb palju, et seega ma soovitan alati kasutada seda nii-öelda eeltuimestust ja siis ta tõesti ei ole valus. Kas see sama asi kehtib ka siis täitesüstide puhul? Täitesüstide puhul oleneb kuhu ja mida me teeme, et jällegi kui süste tuleb palju või kui on tundlikum piirkond, võib teha tuimestuse ja see sõltub ka sellest, et kui tundlik on klient ise. Nii, aga nüüd nii-öelda botuliin, kuidas see täpne nimel on? Botuliintoksiini injektsioonid, jah. Rahvakeeli botox. Rahvakeeli botox, jah, aga botox on tegelikult brändi nimi ja botuliintoksiin on siis selle nii-öelda botoxi toimaine, aga on ka teisi brände, kes siis seda toimainet toodavad ja esteetikas kasutavad. Teeme siis ühe asja kohe selgeks, mis on siis botoxi ilusüstide ja täitesüstide vahe? Botox ei täida, ta ei täida mitte midagi. Botox on mõeldud miimilistele kortsudele, et võtta ära siis seda nii-öelda
impulssi, mis tuleb meil, seda signaali, mis tuleb ajust ja mis läheb lihaseni ja ütleb lihasele, et kokku tõmmata. Ehk et see kuri nägu ja need kurjuse kortsud, mis meil see kulmude vahele tekivad, et need on miimilised kortsud ja sinna piirkonda käib siis see botox, et võtta ära seda lihase liikumist. Minu meelest on hästi huvitav lugu, kui sa oskad mulle rääkida sellest, et kuidas see nagu botuliini ravi üldse ilumaailma tuli? No tegelikult seda kasutatakse neuroloogias, et kui sa seda mõtlesid, et see on ikkagi meditsiinist pärit, seda kasutatakse neuroloogias näiteks spastiliste haigete raviks, siis hiljaaegu leiti, mitte nii hiljaaegu, seda kasutatakse ka migreeni ravimiseks näiteks. Nüüd on läinud ka, liighigistamise ravi, mis on juba tegelikult kandunud rohkem esteetikasse, sest see on rohkem nagu kosmeetiline probleem. Aga kuidas ta esteetikasse jõudis, oligi läbi selle, et hakati ravima migreeni ja tänu sellele avastati selline hea esteetiline efekt, et ka kortsud kadusid ära. Kas botox on selles mõttes ikkagi tänapäeval selline number 1 võte ja meetod, mida kasutatakse selleks, et säilitada oma loomulikku ilu? Ma ütleks küll, et botox on vast kõige populaarsem protseduur, süstide osas just. Ja ongi see, et inimeste teadlikkus on tõusnud ja nad saavad aru, et see ei ole protseduur, et mis tasub nagu oodata, et ma olen veel liiga noor, et ma ootan, kuni ma saan 50, et siis ei ole enam mõtet botoxit teha, et see pigem on just noorematele, just ennetuseks, et neid sügavaid kortse ei tekiks. Et kui me õigel ajal saame jaole ja võtame ära selle miimika ja need kortsud ei süvene, siis neid ei teki sinna hiljem. Aga kui me sellega nagu hiljaks jääme ja need kortsud on juba sügavad, siis tõesti me peame hakkama täitma. Kuhu saab teha seda botoxit ja mis siis ta nagu justkui näo juures mitte ei muuda, aga ma saan aru, et tegelikult saab ju kulmusid tõsta, on ju, ja saab ühesõnaga, kus on need piirkonnad, kuhu saab teha botoxit? Jah. No kõige põhilisem on kulmude vahel, just see kurjuse korts, sest keegi ei taha olla kuri. Siis teine kõige populaarsem tõenäoliselt on need horisontaalkortsud, mis tekivad siis, kui me imestame. Siis on kanavarbad, kui me naerame just siia silmanurkadesse. Tegelikult saab ka just siia nina peale, kellel tekivad need jänkukortsukesed, kellel on igeme naeratus. Et kui naeratada ja ige tuleb hästi esile, siis on siin ka sellised punktid, et nagu seda ülahuult natukene allapoole lasta. Et see põhipiirkond on ikkagi siin üleval pool, aga tegelikult on ka väga palju näidustusi siin näoala osas. Kas kaelale on ka kuidagi võimalik teha, sest kaela peale tulevad ka kortsud ju? On, et kaela peal on selline suur platismalihas, mis võib-olla olete näinud, et vanematel prouadel hästi tuleb esile sellised pikad sellised jooned, et need on samamoodi lihaskiud. Kui me neid lõdvestame, siis tegelikult see kael läheb ka väga ilusti siledaks. Kui kaua püsib botoxi tulemus? Jällegi natukene individuaalne, natukene on sõltuv ka sellest doosist, aga keskmiselt botoxi püsivus on kuskil 4 kuud, see on täiesti normaalne. 4 kuud, mõnel kuni pool aastat, aga kui me sellel ajal, kui see botoxi efekt on ja me ei saa teha lihase tööd, ehk et näiteks me ei saa teha seda kurja nägu, siis see miimika natukene harjub ümber ja isegi kui botox on organismist välja läinud ja botoxi efekt on ära kadunud, siis inimene lihtsalt ta ei kortsuta seda kulmu enam nii palju, sest et ta oli sellel perioodil harjunud kasutama siis võib-olla teisi lihaseid. Kui nüüd üks naine tunneb huvi, et ta sooviks kogeda ilusüste, siis kuidas see käib, et ma mõtlen, et ta tuleb näiteks, et ma tahan botoxit, aga võib-olla talle sobiks hoopiski mingit täitesüsti kuskile teha või, et kuidas see soovitus või kuidas sina kui iluspetsialist näed, et mida tal oleks vaja, et ta saaks oma nooruse tagasi? No ikkagi eelnev konsultatsioon, tavaliselt ilusüstidele ikkagi eelnev konsultatsioon, et
võib-olla selline põhiküsimus ongi, mida ma alati küsin, et mis teda ennast häirib ja noh, nagu ma ütlesingi nende täitesüstide puhul, et paljusi häiribki vaat see kurd ja siis ongi minu töö selgitada, miks see kurd siia tekib ja siis jõuda koos temani sellele nii-öelda lahendusele, et selgitada talle, et kust peaks alustama, mis oleks see, mis nagu tegelikult seda probleemi lahendaks. Kas üldjuhul kuna selle botoksi tulemusi näeb, et kas see on ka kohene, et see lihas halvab ennast, et ta ei tööta või kuidas sellega on? Sellega läheb natukene aega, et tavaliselt kuskil selline 4-5 päeva jooksul on see efekt juba nähtav. Mõnel võtab kauem aega, mõnel hakkab varem mõjuma, aga maksimaalne aeg on 2 nädalat, et kui 2 nädalat saab täis, siis sealt see efekt nii-öelda paremaks enam ei lähe. Kas on mingi tendents ka, et missuguseid ilusüste sa nagu soovitad, et ma ei tea, et näiteks noorematele seda, vanematele või keskealistele seda, et kas on kuidagi või see on ikkagi jälle niisugune kombinatsioon? Eks ta ole ikkagi kombinatsioon ja see sõltub ka väga sellest näost endast, et ma isegi tõesti ei oska niimoodi ühtselt vastata, et seal ei ole tõesti, see on väga-väga individuaalne, et kuidas kellegi need probleemid parasjagu on. No aga sinu enda kogemus, kas sa räägiksid enda kogemusest ka, oled sa kogenud midagi? Tead sa midagi eriti kiita? Enda peal? No loomulikult botox töötab alati, et sellest ei saa üle ega ümber. Biorevitalisatsioon tegelikult ikkagi 2 korda aastas, et see nahk särama lüüa ja seda nahka niisutada, et ma leian, et see on nagu selline protseduur, mida tõesti võiks kõik inimesed teha, et ta eelkõige on loomulikult nendele, kellel on väga kuivad nahad, aga tegelikult minul just kõige kuivem nahk ei ole, aga ta ikkagi lööb selle naha särama pärast seda protseduuri, ehk et selline 2 korda aastas biorevitalisatsiooni, seda julgen küll kõigile soovitada. Kas see nii-öelda ilusüstide tegemine on selline nii-öelda, mul on lõunapaus, ma lähen käin kliinikus ära või see on ikkagi selline nii-öelda häälestus, et ma lähen ja ma mõtlen ja ma teen, kui me räägime näiteks esimesest korrast? Või ta on ikkagi selline lõunapausi protseduur, et võiks nii-öelda kõiki ilusüste teha nii-öelda lõunapausi vaheajal? Võib-olla mitte kõike, ütleme see botox tõesti, et enamasti seal ei teki ei sinikaid, kui see punetus on, see on väga minimaalne ja võib tõesti teha lõunapausi ajal. Mõned täitesüstid samamoodi, aga see jällegi oleneb, kui tundlik see nahk on, et milline see reaktsioon pärast on. Et kui esimest korda teha, siis ma ikkagi soovitan, et võib-olla võiks olla järgmine päev vaba päev, et olla kindel, et edaspidi siis juba teab, kuidas see nahk reageerib. Mida ma ei soovita lõunapausi ajal teha, on huulte korrigeerimine, sest et huuled on hästi selline tundlik piirkond, seal tekib kõige rohkem neid sinikaid, sinikate risk nii-öelda on suurem ja seal on ikkagi turse 2 päeva, ehk et see ei ole selline lõunapausi protseduur. Minul ei ole kogemust nii-öelda täitesüstiga, aga kui ma tahan lihtsalt teada, et kas kui huuled on süstitud naistel, kas see tundlikkus nii-öelda suudlemisel või millegi, kas see kaob ära või ei kao? Ei kao kindlasti, et närvilõpmed jäävad alles, tundlikkus jääb alles, suu liikumine jääb alles, loomulikult me räägime sellisest mõistlikust huulte korrigeerimisest, et kui nii-öelda need pardimokad on, siis see võib mõjutada juba küll nii rääkimist, söömist kui suudlemist, aga kui me räägime sellisest mõistlikust kogusest, kergest korrigeerimisest või volüümi andmisest, siis see kindlasti ei muuda midagi. No ja muidugi on neid ju ekstreemseid nii-öelda naisi ka, kes tahavad hästi selliseid teistsuguseid kogemusi, aga jaa, et minu meelest need naised, kellel ongi nii-öelda sündides sellised nii-öelda näiteks, et tal on ülemine huul nii-öelda väiksem ja kitsam, siis tegelikult see on, ta võib nii palju anda enesekindlust ja sellist nagu jah, et sa oled kui võimas naine, sa tead, et sul on nagu ägedad huuled, mis sulle endale meeldivad, et see ei pea olema palju ja kõigile arusaadav, et ma olen ju nii-öelda teinud täitesüsti. Põhiline ongi, kui tullakse huuli tegema, on see, et kõik tahavad, et ei oleks aru saada. Aga jah, super. Ja see on kindlasti võimalik Medikumis, sellepärast, et teil on seal täiesti professionaalid ja te käite kogu aeg seal nii-öelda treeningutel õppimas neid tehnikaid, et ma tean, et te olete selles mõttes hästi koolitatud.
Just, et seda ma tahan ka rõhutada, et kui neid täitesüste teha, et siis ikkagi tuleks valida kliinik, uurida, mis preparaati süstitakse. Me anname alati kaasa sellise kleebis, et igal täiteainel on oma selline nii-öelda jälgitavus nagu triipkoodi moodi, et kui ka tekivad mingid probleemid, me saame kuni tehaseni minna ja uurida, mis selle preparaadiga juhtus või ühesõnaga, see on nagu hästi oluline, et teha turvalises kohas selliseid süste, sest kui midagi läheb valesti, siis kui te olete seda kuskil keldrisalongis teinud, siis tõenäoliselt te sealt abi ei saa. Ja see on see ka, et see ei ole koht, kus tervisega mängida ja raha kokku hoida, et kuskil on odavam, aga ma ei tea tausta, on ju? Just, et kahjuks ikkagi tuleb neid kliente küll, kes on teinud kuskil, nad ei tea, mida on tehtud. Mina ei tea, mida on tehtud, mina ei saa seda sinna peale midagi enam teha ega korrigeerida, kuna ma ei tea, mis asi see on ja nende klientidega tegelikult ongi suur probleem, sest et nendega ei olegi selles suhtes midagi teha, et see on jah kurb. Aga kas ma lihtsalt küsin, et kui ongi midagi nii-öelda valesti tehtud kuskil, kas on võimalik, kas on mingi meetod, et ma ei tea, näiteks täitesüst või botox, ta ei taha näiteks kuuma, et sa nagu neutraliseerid selle efekti? Täitesüstiga on lihtsam, et on selline aine, mis lahustab täiteaine. Et see on tegelikult, see ei ole niimoodi, et täna tegin täitesüsti, mulle homme ei meeldi, et lahustan ära. Et seal on ka omad riskid ja see on mõeldud eelkõige nagu hädaabiks, et kui on mingi komplikatsioon, et siis meil on kohe käes võtta selline aine, mis lahustab selle hüaluroonappe ära. Botoxiga, kahjuks Botoxil vastumürki ei ole. Botoxi eelis on see, et just nimelt, ma ei ütleks, et sooja ei talu, aga näiteks kõiksugused elektristimulatsioonid, lümfidrenaaž, kõik sellised nagu elektrilised protseduurid kiirendavad Botoxi välja minemist. Lisaks Botox püsib palju vähem kui täiteaine. Ehk et kui ka see efekt ei meeldi või midagi seal on, et ta ei püsi nii kaua, kui me võrdleme näiteks täiteainega. No praegu on imeilus kevad. Kas praegune aeg või üldse aasta aegadest oleneb ka, et millal, mida, missugust ilusüsti teha või ei oma enam seda tänapäeval tähtsust? Tegelikult mitte, et ilusüstidel ei ole vahet, kas paistab päike või sajab lumi. Et kui me biorevitalisatsioonist räägime, et siis näiteks kellel on need kuivad nahad, siis ma tõesti soovitan ennem talve näiteks sügisel teha. Ja kui me räägime, et soovituslik on 2 korda aastas, siis ta ongi, ütleme, sügisel ja näiteks siis kevadel teha. Kas praegu on võimalik teie juurde tulla ja teha ilusüsti? Loomulikult on, et me oleme jälle avatud, aga kindlasti soovitaks siis ennem tulla konsultatsiooni, et tõesti valida see õige preparaat ja saada see õige asi. Kas nüüd sai kõik ära räägitud? Küsimusi ma vaatan, et meil ei ole. Et kas on midagi veel, mida me peaksime teadma või tundub sulle ka, et me nii-öelda sellest ilumaailmast, ilusüstide koha pealt on kõik räägitud? Mulle tundub, et selline põhiline on räägitud, et ongi see ikkagi konsultatsioon on number 1, et ei tasu endale ette osta ise mingisuguseid preparaate, kui ei tea, kuhu need käivad või mis nendega täpselt teha. Et see võib-olla ongi nagu sõnum, et konsultatsioon kõigepealt. Ja tasub vaadata VIP Medicumi kodulehele, sest teil on seal, ma vaatasin, hea pakkumine. Jah, meil oli täitesüst oli 299 € praegu Juvedermi preparaadid kõik. See on siis terve nägu, mis on iganes vaja tõsta? Juvedermil on, millest rääkida võib-olla veel sellest kogustest natukene, et täiteained on juba valmis pakendatud steriilsed süstad. Tehase poolt steriilsetes karpides ja täiteained on enamasti 1 milliliiter. 1 milliliitrist jätkub meil näiteks põsesaarnade tõstmiseks, huulte korrigeerimiseks, võib-olla nende kurdude korrigeerimiseks, et see on nagu väga sõltuv, mitu milliliitrit kellegile kulub. Et see on jällegi, eelneb konsultatsioon, et läbi arutada kõik see nii-öelda raviplaan edasi. Ja see on väga hügieeniline ju samamoodi, et mitte siis ei võeta kuskilt purgist justkui. Just seda ei võeta tõesti kuskilt purgist, et need on kõik tehase poolt steriilselt pakendatud.
no tore, igal juhul vaatajad, siis vaadake nii-öelda VIP Medicumi kodulehele, konsultatsioonid on teil kogu aeg olemas nii online'is kui ka saab kohale tulla. Ja ma usun, et praegu on ilus aeg ennast nii-öelda õide luua, et mis iganes siis naist õnnelikuks teeb. Just. Aitäh sulle, Mari. Ja ma tõesti tean, et VIP Medicum on hästi usaldusväärne ja teie töötajad on nii suurte kogemustega iduspetsialistid, et selles mõttes on tore nendel teemadel rääkida. Et aitäh sulle valgustamast. Aitäh sulle, Aveli. Aga järgmise korrani siis. Just, järgmise korrani. Naudime päeva ja olge siis kõik terved. Ja, tšau.